Kas olukord tundub tuttav? Tekstiülesanded gümnaasiumi matemaatikast. Materjal riigieksamiks kordamiseks. Esimeseks ülesande tüübiks on voolukiirusega tekstiülesanded. Voolukiiruse ülesandeid lahendame tabeliga, kuhu kirjutame kiiruse, aja ja tee pikkuse nii alla kui ka ülesvoolu puhul. Kõigepealt kirjutame andmed, mis on teada, ning siis tuletame ülejäänu. Abiks on valem, kiirus võrdub tee pikkuse ja aja jagatisega ning sellest tuletatud valemid. Näite ülesanne on järgmine. Mootorpaat sõitis 60 kilomeetrit allavoolu ja sama teed tagasi ülesvoolu. Kogu sõit kestis 3 tundi ja 10 minutit. Jõevoolu kiirus on 2 kilomeetrit tunnis ja meil tuleb leida paadi kiirus seisvus vees. Kõigepealt paneme kirja olgu lause, milleks on olgu paadi kiirus seisvus vees x kilomeetrit tunnis. Paneme kirja jõevoolu kiiruse ning tuletame sellest allavoolu ja ülesvoolu kiirused. Vastavalt liites ja lahutades paadi kiirusest voolu kiiruse. Kirja on vaja panna ka sõidu kestus, mille võtame otse ülesande kirjeldusest. Nüüd kanname kõik andmed tabelisse. Väga oluline on teksti lõppu kirjutada ka juhtlause, koostame võrrandi. Samuti tuleb teisendada aeg tundideks. Võrrandi koostamisel kasutame kiiruse, aja ja tee pikkuse valemit. Tabelist on puudu ajad, mis kulusid paadil allavoolu ja ülesvoolu sõitmiseks. Selleks me jagame tee pikkuse kõigepealt paadi allavoolu kiirusega ning saame allavoolu sõitmiseks kulunud aja ning seejärel jagame tee pikkuse paadi ülesvoolu kiirusega ja saame ülesvoolu sõitmiseks kulunud aja. Et kokku saada sõidu kestust ehk kogu aega, peame mõlemad ajad liitma. Liidame need ning paneme võrduma kogu ajaga. Nüüd oleme saanud ühe muutujaga võrrandi. Et nimetajast lahti saada, korrutame kõik liikmed läbi teiste liikmete nimetajatega, sest nii saame nimetajad ära taandada. Lahendame võrrandi lõpuni. Kontrollime, et nimetaja ei võrduks nulliga, et neil arvudel oleks ühine nimetaja ja neid saaks kokku liita. Kasutame ruutvõrrandi lahendi valemit. Vastused tulevad 38 kilomeetrit tunnis ja -2,19 kilomeetrit tunnis, kuid kiirus ei saa olla negatiivne ehk vastus on 38 kilomeetrit tunnis. Nüüd teeme kontrolli, kus on vaja välja tuua võrrand, mis nüüd sisaldab ka vastust. Kui paadi kiirus seisvus vees on 38 kilomeetrit tunnis, siis paat sõidab 60 kilomeetrit allavoolu ja ülesvoolu tõepoolest 3 tunni ja 10 minutiga. Oluline sõna on tõepoolest ning kontroll tuleb lõpetada kindlasti sõnadega, mis vastab antud ülesande tingimustele. Viimaks sõnastame vastuse. Paadi kiirus seisvus vees on 38 kilomeetrit tunnis. Teiseks ülesande tüübiks on koostööga ülesanded. Koostööülesandeid on kõige parem lahendada sellise tabeliga. Näiteks võib olla teada aeg, mis kuluks ühel tegijal rohkem või vähem, ja aeg, mis kuluks koos. Paneme tabelisse kirja need andmed, mis on teada, ning tuletame ülejäänud. Näite ülesanne on järgmine. Basseini veega täitmiseks kulub esimese voolikuga 24 minuti võrra rohkem aega kui teise voolikuga. Kui korraga töötavad mõlemad voolikud, siis täitub bassein veega 16 minutiga. Kui kaua aega võtab basseini täitmine esimese voolikuga ja kui kaua teise voolikuga? Koostame teksti. Kõigepealt paneme kirja oletame lause, milleks on. Oletame, et esimese voolikuga täitub bassein x minutit. Kuna teine voolik võtab 24 minutit vähem aega, siis teise voolikuga täituks bassein x miinus 24 minutit. Koos täidavad voolikud basseini veega 16 minutiga. Nüüd kanname kõik andmed tabelisse. Oluline on teksti lõppu kirjutada ka juhtlause. Koostame võrrandi. Koostame ühe muutujaga võrrandi. Korrutame kõik liikmed läbi teiste liikmete nimetajatega, et saaksime murdudele samad nimetajad ning saaksime need liita. Kontrollime, et nimetaja ei võrduks nulliga ning lahendame ruutvõrrandi selle lahendi valemiga. Vastused tulevad 48 ja 8 minutit, kuid 8 minutit ei sobi, sest 2 voolikuga täituks bassein 16 minutiga ning 1 voolik ei saa basseini kiiremini täita kui 2 voolikut. Arvutame teise vooliku kiiruse. Teeme kontrolli. Kui bassein täitub esimese voolikuga 48 minutit, siis teise voolikuga täitub 48 miinus 24 võrdub 24 minutit.
Koos 1 minutis tehtud töö on 1/16, mis vastab ülesande tingimustele ning vastuseks tuleb: esimese voolikuga täitub bassein 48 minutit ja teise voolikuga 24 minutit. Kolmandaks ülesande tüübiks on keskmise kiiruse leidmise ülesanded. Keskmise kiiruse leidmise ülesandeid lahendame tabeliga, kuhu kirjutame kiiruse, aja ja tee pikkuse esimese ja teise sõiduki kohta. Kõigepealt kirjutame andmed, mis on teada, ning siis tuletame ülejäänud. Abiks on valem kiirus võrdub tee pikkuse ja aja jagatisega ning sellest tuletatud valemid. Näiteülesanne on järgmine. Auto sõidab ühest linnast teise ja läbib keskmiselt 1 tunnis 10 kilomeetrit rohkem kui sama teed läbib buss. Selle tõttu jõuab sihtkohta auto 15 minutit varem kui buss. Kui suure keskmise kiirusega liiguvad auto ja buss, kui linnade vahemaa on 105 kilomeetrit? Hakkame koostama lauset, alustades jällegi sõnaga olgu. Olgu bussi kiirus V kilomeetrit tunnis. Kuna auto läbib sama ajaga 10 kilomeetrit rohkem kui buss, siis saame kirjutada, et kiirus on V + 10 kilomeetrit tunnis. Paneme need andmed tabelisse ja lisame ka linnade vahemaa 105 kilomeetrit. Leiame aja kiiruse ja läbitud tee pikkuse abil, kasutades valemit T võrdub S jagatud V. Auto 105 kilomeetri läbimiseks kulunud ajaavaldis on T auto võrdub 105 jagatud V + 10 tundi. Ja bussi 105 kilomeetri läbimiseks kulunud ajaavaldis on T buss võrdub 105 jagatud V-le tundi. Kuna ülesandes on öeldud, et auto jõuab sihtkohta 15 minutit varem kui buss, saame koostada võrrandi. Enne seda peame teisendama 15 minutit tundidesse. Koostame võrrandi, kus lahutame bussil kulunud ajast autol kulunud aja ning saame nende aja vahe. Korrutame võrrandi läbi teiste liikmete nimetajatega, et saaks murda lahutada. Kontrollime, et nimetajad ei võrduks nulliga ning lahendame ruutvõrrandi. Vastused tulevad 60 kilomeetrit tunnis ja -70 kilomeetrit tunnis, kuid kuna kiirus ei saa olla selles ülesandes negatiivne, siis vastuseks on 60 kilomeetrit tunnis. Kuna X ehk bussi kiirus on teada, saame arvutada ka auto kiiruse, mis tuleb 70 kilomeetrit tunnis. Nüüd teeme kontrolli, kus arvutame välja sõidukite ajad, et kontrollida, kas nende vahe on tõepoolest 15 minutit. Kontroll. Kui auto sõidab keskmise kiirusega 70 kilomeetrit tunnis, siis kulub tal 105 kilomeetri läbimiseks 105 jagatud 70 võrdub 1,5 tundi. Kui buss sõidab keskmise kiirusega 60 kilomeetrit tunnis, siis kulub tal 105 kilomeetri läbimiseks 105 jagatud 60 võrdub 1,75 tundi. Järelikult jõuab auto teise linna 1,75 miinus 1,5 võrdub 0,25 tundi ehk 15 minutit varem. Oluline on jällegi kinnitada, et vastus klapib ja lahendus õnnestus. Vastused sobivad ülesande tekstiga. Sõnastame vastuse. Bussi keskmine kiirus on 60 kilomeetrit tunnis ja auto keskmine kiirus on 70 kilomeetrit tunnis. Aitäh vaatamast! Soovime sulle edenemist riigieksamiks kordamisel.